Tere tulemast kuulama podcasti, mille nimeks on Veehääl. Veehääle episoodides me vestleme erinevate inimestega nende tegemistest ja loomulikult kuulub üks osa podcastist ka veeinfo jagamisele. Enamus nendest inimestest on tuttavad ka kangen veega ja just läbi selle imelise aparaadi, kust me saame kangen vett, jõudis põhjalikum veeinfo ka minu ellu. Ja täna ma jagan seda rõõmsasti ka Eestis. Meil on olemas sellenimeline lehekülg paremvesiparemelu.ee, ka grupp Facebookis on sama nimega. Meid võib leida ka TikTokist, YouTube'ist ja Instagramist. Aga head kuulamist! Tere kõigile! Oleme salvestamas järgmist Veehääle podcasti. Meil on täna külaliseks austatud Mati Rebane. Me oleme siin koos Simoga seda vedamas ja nii nagu traditsiooniline, et alustame siis sealt kaugest lapsepõlvest ja ma saan aru, et sinul on suur huvi tervise vastu, nii nagu Mare Laek siin Mare Uue siis oma grupis kirjutab, et tulge kõik kuulama või järelvaatama Matit, et Mati on selline mees, kes teab tervisest peaaegu kõike ja kuskilt see huvi ometi alguse sai. Räägi siis, kust kandist sa pärit oled? Tervitan kõiki kuulajaid-vaatajaid ja pärit olen ma tegelikult siit Viljandimaalt, Olustvere kandist ja terviseteemade juurde kuidagi elu ise juhtis. Ja võib-olla selliseks kõige suuremaks tõukeks oligi kunagi kooli ajal kehalise kasvatuse tunnis saadud seljatrauma. See klassikaline L4, L5 lüli nii-öelda pitsumine, diski pitsumine ja selle tagajärjel siis, kes teab, mis on seljavalu, siis seda ei soovita vaenlasele ka. Ja kuna alguses ei hakatud sellega midagi tegema, ega soovitati ka ainult põranda peal magamist ja kõik, see oli ka ainus soovitus, et noorel mehel arvati, et ei ole vaja seljaoperatsiooni. Ja kui nüüd aeg edasi läks, ega see seljavalu järgi ei andnud ja ühel hetkel läks ta nii hulluks, et ega ütleme niimoodi, et ei saanud ise enam tooli pealt püsti ka ja valud olid nii tohutud ja neelasin peotäite kaupa kõikvõimalikke ja võimatuid valuvaigisteid, ka neid, mis praeguseks hetkeks on täiesti keelustatud kui tervisele ohtlikud. Ja ühel heal päeval ma olin siis just Keila haiglas, sellesama seljavaluga tehti seal blokaadisüsti ja mu tuttav helistas ja ütles, et kuule, kirjuta üks telefoninumber üles, et mine proovi. Ja ma sain siis Toomas Tiigi kontakti ja Toomas registreeris siis oma neid kliente üks kord kuus, kuu esimesel esmaspäeval ja siis ma mäletan selgelt, et ma võtsin oma töökaaslaste mobiiltelefonid, toksisin sinna sisse Toomas Tiigi telefoninumbri ja umbes pooletunnise pideva nupule vajutamise järel, kordusvalimiste järel ma siis sain Toomas Tiigiga nii-öelda liinile, saan ajakirja. Ja mis oli siis minu jaoks kõige hämmastavam oli see, et ühe nõelravi seansiga ta pani mind jalgele, mul olid valud kadunud. Ja see oli ikkagi minu jaoks selline rõõm ja selline uhke tunne, et hoia ja keela. Ja sealt alates siis olengi hakanud seda tervise teemat nagu põhjalikumalt uurima, sest see andis väga selge signaali, et midagi siin maailmas on teistmoodi, kui meile kuskil õpikutarkustes räägitakse ja sellest, mis siin teistmoodi on, sellest ei taheta kohe üldse rääkida. Ja sealt siis riburada pidi see arenema kõik hakkas. Ja võib-olla järgmine selline, jah. Kui vana sa siis olid? Oi jumal, ma ei tea, ma võisin olla 35 kuskil või trauma ma sain 16-selt.
Raumas sa said 16 ja siis läks sealt tükk tühja maad koos ja tablettidega ja, jah, ja valuvaigistitega, nii kaua kui siis sa said jah, aru, et midagi on veel kui tabletid, midagi on jah. veel olemas. Noh, see oligi see tunne, et noh, peab ju asjad järgi proovima, et kui noh, tõesti midagi enam rohkemat ei aita, siis jah. aga Keila haigla kogemus oli ka see, et kõik kolm palatikaaslast, kes seal olid, üks ootas kolmandat seljaoppi, teine ootas teist, kaks tükki ootasid teist seljaoppi ja noh, siis oli pilt selge, et ega see seljaopp ka mingisugune pääsetee ei ole. Ja tuleb kuidagi iseenda eluga hakkama saada. No nii, aga millal siis tuli sinu ellu, sa ise oled öelnud, et kõik sai alguse peptiididest, millal need peptiidid siis tulid siin? Mul oli hea tuttav, kellega me oleme siiani niisugused toredad, vahvad kolleegid. Ja ta vaatas mulle otsa ja ütles, et kuule, sul on neerupeptiidi vaja. Ma ei teadnud too hetk sellest peptiidist mitte midagi, ma ei viitsinud isegi uurida, mis asi see on. Ma ütlesin, aga hea küll, kui niisugune hea tuttav soovitab, et mis seal ikka, proovime järgi. Ja ma nüüd ei oska öelda, kui pikalt see aega võttis, aga võib-olla paar nädalat ja siis, kui ma hommikul peeglisse vaatasin habet ajades, ma sain aru, et ikkagi kehas on midagi muutunud. No Ja nii, noh, mis teil neerude projektsioon tuleb silmade ümbrusse, eks ju, et kui ma märkasin, et nii-öelda need silmaalused kotid on hoopis teistsugused, kui nad olid 2 nädalat tagasi, siis noh, oli selge, et see preparaat töötab. Ja siis tekkis kohe selline tõsine huvi, et noh, ma tahtsin sellest kõigest rohkem teada saada. just, me Ja tahame sealt see ka siis rohkem teada läks. saada, et räägi, mis asjad need peptiidid siis ikkagi maakeeli on? Noh, ütleme kõige lihtsam seletus temale on signaalmolekul. Noh, kui asja nüüd natukene keerulisemalt lahti seletada, siis meie rakkudest toodetakse valke. Ja kui valk on rakus oma töö ära teinud, siis on rakus sellised ühendid nagu peptidaasid, mis selle pika valgumolekuli ära tükeldavad. Ja tekib seal suur hulk selliseid lühikesi aminohapete ahelaid ja need aminohapete ahelad ongi siis peptiidid. Ja nemad siis noh, nii-öelda kui DNA ahelas on kuskil mingisugune tükikene puudu, siis see aminohappeahel, ta läheb ja lukustub sinna DNA ahelasse ja siis läbi selle valku hakatakse õigesti tootma, ehk rakk hakkab õigesti informatsiooni lugema ja valgu tootmine ühtlustub, et see ongi see, et peptiid ei ravi mitte midagi, ta on nagu kehaomane aine, aga ta aitab paika reguleerida inimesel just selle eakohase siis seisundi. Ja nende peptiididega on tegeldud palju, aga võib-olla selliseks, või tegelejaid on palju, aga võib-olla üks selline teelooja, teerajaja siis inimtervise maailma oli Vladimir Havinson, kes siis, kui ta õppis Leningradi sõjameditsiini akadeemias, sai ülesandeks teha midagi, mis aitab tugevdada inimese immuunsüsteemi. Ja sealt siis see tehnoloogia hakkas arenema. Praeguseks vist noh, on kõik poeriiulid juba kõikvõimalikke peptiidikreeme ja potsikuid täis, nii et mingisuguse imeasjaga enam ei ole. No nii, peptiidid said selgeks ja siis tuli sinu ellu mikroelementoloogia ja ja, parasitoloogia. Kuidas ja siis, kas see on mingi loomulik jätk sellele või kuidas see edasiminek sealt toimus? no mina ütleks niimoodi, et tegemist on minu jaoks sellise õnneliku juhusega. Või noh, tegelikult juhuseid siin maailmas olemas ei ole, neisse ma ei usu enam ammu. Aga oli üks vene ettevõte, Fermion, ja läbi selle ettevõtte oli võimalus minna Moskvasse siis koolitusele. Ja tegemist oligi siis arstidele mõeldud diplomijärgse täiendõppekoolitusega või täiendõppega,
mis siis puudutas konkreetselt parasiite ja mikroelemente ja mm, see koolitus oli minu jaoks üks ka võib-olla nagu oleks mingisugune kae silmade pealt maha võetud. Et kui sul ikkagi puust ja punaselt näidatakse ära, kuidas mikroelemendid organismi mõjutavad, millised on need elutähtsad mikroelemendid, eks ju, noh, kui nüüd natukene niimoodi lahti seletada, siis tsink, seleen, kroom, mangaan, vask, jood, räni, äkki jäi midagi veel nimetamata. Põhimõtteliselt on neid 7, neid elutähtsaid. Ja iga sellise mikroelemendi taga, noh, ütleme, kui ta ei toimi, kui teda ei ole organismis piisavalt, seal taga on laias laastus sihuke paarsada biokeemilist reaktsiooni, mille toimimine siis on häiritud või takistatud või nii edasi. Kui me räägime organismi puhastamisest, siis täpselt samamoodi need 7, ilma 7 mikroelemendi osaluseta ei toimu ka need biokeemilised reaktsioonid, mis aitavad kehal loomulikult puhastada ja eks siin taga on ka see keha hapesus ja kõik need muud asjad, eks ju, sest toksiinide tase tõuseb. Ja, ja kui me võtame selle 7 natukene laiema vaatamise alla, siis vikerkaarevärve on meil 7 ja noote on 7 ja ma ei tea, seda 7 on siin meie universumis päris palju. on nädalas Ja, on 7. ja võib arvata, et sellel 7 mikroelemendil on hoopis suurem ja mastaapsem tähendus, kui me praegu arvata oskamegi. Ja noh, need mikroelemendid on minu elus tänaseni. Ja noh, ei saa siin päris rusikaga vastu rinda taguda, aga viimased 10 aastat ei tea ma arstidest mitte midagi. Pole lihtsalt vajadust olnud. No vot, see ei ole võib-olla see rusikaga vastu rinda tagumine, aga pigem ma ikka ütlen, et koera saba ei saa keegi teine liputada, on ju, et kui sa oled selle endale selgeks teinud ja see tõesti toimib ja aitab ja ma saan aru, et sa jagad praegu seda teistelegi, Ja, aga nii nagu sa ütlesid, et mitte midagi juhuslikku siin ei ole või juhustesse sa ammu ei usu, siis kindlasti ei ole juhuslik ka see, kui inimene, kes on meid nüüd vaatama sattunud, eks ju, on siis ilmselt huviline tervise teemal ja ka vee teemal, sest meil on Veehääle saade ja kui sa oled siin otse vaatamas, siis on selline hea võimalus, et sa saad meile sõnumisse ka Mati jaoks küsimuse jätta. aga lähme siis siit edasi, et millal sai sinust siis see meister, kes hakkas seda ka teistele edasi jagama, seda teadmist, mida sa olid endasse kogunud, et kui pikk aeg see on juba? et ega sellele küsimusele ma nagu niimoodi väga konkreetselt vastata ei oskagi. See kuidagi juhtus lihtsalt ühel hetkel. Ma ei tea, kas keegi võib-olla helistas ja küsis nõu ja siis ütles, et oi, kui tore, et aga äkki võiks sellest natukene laiemalt ka siis rääkida, et noh, ilmselt kuidagi sellist rada ta läks. Ja noh, loomulikult, kui nüüd lõppes ära see parasitoloogia kursus, siis tekkis juba selline sisemine tunne, et seda informatsiooni lihtsalt peab jagama, sellepärast et noh, parasiidid ju veel isegi tänasel päeval, noh, meditsiini jaoks on tegemist totaalse uhhuuga, et minge sinna oma kuskile metsa ja tegelege oma parasiitidega. Aga tegelikkuses nende parasiitide teemal, vähemalt mis puudutab Venemaad, siis seal juba läinud sajandi või ülemöödunud sajandi ajal isegi juba kaitsti teadustöid ja kraade. Et tegemist on tõsise teemaga ja ilmselt see parasiite puudutav. Et võib-olla see siis ongi olnud see selline tõukejõud, mis pani siis ka natukene rohkem seda infot levitama.
ma saan aru, et see parasiitide teema on ikkagi väga tõsine meil organismis, eks ju, ja noh, võtame laiemalt looduses, et kõik me ju teame, et kahjureid taime peal me tõrjume, eks ju, just. aga need parasiidid on täpselt sama ja see on normaalne tegevus, eks ju, aga parasiit Ja, organismis samamoodi, et ma saan aru, et mingi hulk meil on kõigil neid ja see ja, on pöördumatu, aga probleemiks läheb asi siis, kui see läheb liiga kõrgeks, see no tase. just. ikkagi seda Ja, peab kontrolli all hoidma. ja noh, ütleme, võtame taimekasvatus, eks ju, ma olen agronoomiat õppinud, olid taimehaigused, eks ju, olid haigused, mis on seotud konkreetselt parasiitidega, on taimehaigused, mis on seotud mulla kvaliteediga, ehk siis noh, nende mikroelementide sisaldusega mullas. Loomakasvatuse puhul loomadele anti kogu aeg mikroelemente juurde, eks ju, et nad paremini lüpsaks ja terved oleks, eks ju, et aga kunagi, kui kuidagi inimmaailmas on sellest tehtud selline täielik tant, vaata, et noh, hirmutatakse juba, et kui sa neid mikroelemente võtad, siis ongi, viskad sussid püsti ja sind enam pole, eks ju. Ja noh, kurb on vaadata seda, et kogu see meditsiin on läinud, et ainus ravim kõige vastu ongi vaktsiin, aga vähemalt enda puhul olen ma ära tõestanud või endale selle ära tõestanud, et mikroelemendid ja parasiitide tegelemine on igal juhul tasuv ettevõtmine ja väga paljud probleemid, mis seni on olnud nii-öelda lahendamatud, ühel hetkel sa märkad, et see on lahendatud, sul lihtsalt enam ei ole seda. Ja see lahendus tulebki sulle kuidagi selliselt, et sa nagu ei märkagi, et ta on tulnud, et ühel hetkel mõtled, oot, aga mul paar kuud tagasi oli veel midagi sellist ja nüüd enam äkki ei ole. Et ta pigem tulebki sellise noh, äratundmisena. No ja see on ka nõnda, et selle heaga me harjume ruttu ära, keha Ja, samamoodi, et kui on mingi error, siis mhm. saame selle signaali, aga kui asi läheb paika, no siis see on ju normaalne ja siis see nii ongi. No Et ja mis on tegelikult veel üks selline äärmiselt eksitav, kui me nüüd loeme kuskilt veebist jälle mingit reklaami, et noh, võta seda preparaati 7 päeva ja joo seda teed nädal aega ja tegelikult on see äärmiselt eksitav, sellepärast et nädala ajaga võib-olla tõesti, kui inimesel on selline tõsine kriisiseisund tervise suhtes, mingisugune väga tõsine põletik, et siis tõepoolest nädalane antibiootikumi kuur, see on täiesti vajalik ja õigustatud lihtsalt selleks, et inimese elu päästa. Aga kui me räägime ikkagi organismis olevatest bioloogilistest protsessidest, siis need on pikad. Nad ei käi sõrmenipsust. Ja kui me räägime parasiitidest, siis tegemist on ju eluvormiga. Neil küll ei ole igalühel oma konkreetset aju, aga nendel on ühisteadvus või sülemiteadvus. Ja nende ainus siis ütleme eesmärk on ellu jääda, paljuneda ja neid ei huvita see, kas peremeesorganism siis elab või sureb või mida ta tunneb või mis seal on. Ja noh, kui see peremees ära sureb, nad lähevad ilusasti-kenasti munade ja tsüstide näol laia maailma laiali, sealt siis kuidagi satuvad nad jälle meie toidulauale ja elavad rõõmsalt edasi. Nii et selles plaanis on, et kui me räägime parasiidikuurist, siis selline tõsisem parasiidikuur on 90 päeva. Ja see on just sellest, et see on enamike parasiitide selline elutsükkel, kus munast sirgub siis või valmib täiskasvanud suguküps sisend, et sealt, et sellise seitsmepäevase kuuriga võib-olla ei ole mõtet isegi alustada. Et kui juba, siis tõsiselt see asi ette võtta. ja parasiitidest rääkides, siis kindlasti väga kõrgel kohal on siin ka hügieen, on ju, et mida on vaja noh, jälgida. see hügieen on ka selline küsitav, noh, kõik räägivad, et peab käsi pesema hoolega, eks ju. Aga inimese kehas tegelikult on üks koht, kus immuunsust ei ole. Oskab keegi pakkuda, mis see võiks olla? Nii, Simo, räägi, mis koht on inimese kehas, kus immuunsust ei ole? mul tuli esimese mõttena pähe kõht.
kõhunääre, aga võib-olla ma eksin ka. Tegelikult immuunsüsteemi ei ole silmades. Okei. Silmad on noh, nii-öelda see aju väljaulatuv osa. Ja kui me nüüd kujutame ette, kui palju informatsiooni me võtame vastu läbi silmade, siis kõik see, mis tolmukübemekesed, viirused, tont teab, mis kõik veel meie silmadega seal vahetuskontaktis on, kui see immuunsüsteem nüüd siin tõsiselt võitleks kõige sellega, noh, ma arvan, et need silmad lihtsalt ühel hetkel meil põleksid peast välja, et nad ei saaks siin loomulikult olla. Ja kõik see, noh, see maskitsirkus, mis siin oli ja noh, tegelikult oli see paras komöödia, sellepärast et enamus nendest viirustest tuleb organismi läbi silmade. No nii, ja maski meil õnneks silma peale ei pestud panna või kahjuks. Õnneks jah, aga ma ootasin pikisilmi ka seda korraldust, et millal tuleb silmaklapid pähe panna. No nii, siis ei olnudki see nali, kui jah, see nali siin ringles, eks ju, et jah. tegelikult oleks see olnud abi ainult silmaklappidest ja maski polekski vaja olnud. No loomulikult ega noh, päris seda ei saa võtta, sellepärast et väga palju sõltub ikkagi immuunsüsteemist kui tervikust ja selle immuunsüsteemi nagu töös hoidmine või käigus hoidmine, noh, seda võibki pidada selliseks võib-olla üheks põhiliseks ülesandeks üldse, et sest ega selles immuunsüsteemis ka midagi kosmilist või müstilist ei ole. Needsamad 7 mikroelementi on ka selle immuunsüsteemi nagu võtmeks või baasiks. Et kui need on olemas, kui neid on piisavalt, siis toimivad ka kõik immuunreaktsioonid ja keha suudab välja töötada mis tahes rünnaku puhul immuunvastuse. No nii, kui me läheme siin konkreetseks ja sa räägid siin juba teist-kolmandat korda erinevatest mikroelementide vajadusest, et mis need allikad võiks olla, kust seda võiks hankida, kas sa ise vahendad või on sul sedagi midagi soovitada? No kõige paremad mikroelemendid tuleks tõenäoliselt enda aiast. Aga noh, kes ikkagi natukene on asjadega rohkem kursis, siis noh, on ju väga selge, et see õun, mida ma täna puu otsast võtan, ei ole enam see õun, mis seal puu otsas valmis minu lapsepõlves. Ja kui ikkagi mullad mikroelemente juurde kusagilt ei saa, kui see maaviljelus ei toimi selliselt, et oleks loomulik ringkäik, noh, kõik need mitmeväljasüsteemid ja kõik muu selline, siis ega muud varianti ei olegi, kui leida seda siis kuskilt tabletist või kapslist. Aga mida ma soovitan kõigile, kellel on oma kodus mingisugunegi aiapidamisvõimalus, on ta siis õunapuu või kurgipeenar, pole vahet. Ostke poest julgelt mikroelemente sisaldavaid orgaanilisi väetisi. Ja teie omad kurgid, tomatid, on need superfoodid, mida te praegu võib-olla kalli raha eest kuskilt ökopoest ostate. Tegelikkuses nad kasvavad kõik siin meie ümber ja see enda näpukeste abil kasvatatu on kordades vägevam kui kuskilt kaugelt võõralt maalt sisse toodu. nii, Aga noh, ütleme, kui rääkida nendest, siis üks kõige keerulisem ongi tegelikult leida kogu selles mikroelementide maailmas toimivat preparaati. Ja noh, need, mida ma praegu siin nagu soovitan, noh, need ongi tulnud pigem läbi sellise juhuse, sellepärast et kui me räägime taimsetest preparaatidest, eks ju, eelkõige ongi alus see, et preparaat peaks olema orgaaniline, taimne. Aga taimse preparaadi puhul tuleb mängu ka see, et tootjate kõige suurem hirm on hallitusseened. Ja väga paljud nii-öelda väga palju sellest toorainest lastakse läbi võimsa röntgeni. Ja siis peale seda kahjuks see materjal, mis sealt siis kapslisse pannakse või tabletti pressitakse, noh, parimal juhul ongi allapanu. Sellepärast, et kõik need bioaktiivsed ained, mis selles taimes olid,
see röntgenkiirgus lihtsalt tapab ära. Aga noh, on õnneks maailmas ka selliseid ettevõtteid, kelle tehnoloogiad on natukene teistsugused. Noh, loomulikult noh, me liigitame need tooted siis sinna premium-klassi ja noh, see tähendab ka seda, et nad on kallimad kui ütleme see mm, tava, tavatoode, mis siis igal pool võib-olla kuskil pakutakse. Nii et tulebki otsida kas siis sellist väga head ja kvaliteetset tehnoloogiat või järgmine asi, hakata ise neid taimi omale metsaservast ja kraavipervest korjama, kuivatama, siis on garanteeritud see, et seda ei kiiritata mitte millegiga ja kui ikkagi seda õiget tehnoloogiat säilitada, siis ei lähe nad ka hallitama. jah, kahjuks on küll meil linnastumine üsna suur või õnneks teistpidi on ka peresid, kes siiski kolivad tagasi maale, on olemas erinevad toiduringid ja nii edasi, nii et võimalusi on või siis otsida premium tooteid Jah, nagu. ja tõepoolest need tulebki leida selline kasvataja, kes tõepoolest kasvatab puhtalt ja orgaaniliselt ja tulebki koopereeruda. Tootjal on hea, sest talle ei ole oma toote müügiga mingeid probleeme ja sina oled siis ka selles kindel, et sa saad tõepoolest kvaliteetse asja. No nii, me oleme nüüd üht koma teist juba puudutanud, aga sa oled välja toonud ka rakenduslik biomehaanika, et mis selle sõnapaari taga peitub sinu tegevuses? No see ongi keha, inimese keha on üks selline tore asi, et tema ei valeta mitte kunagi. Ja selle biomehaanikaga ongi selline asi, et kõiksugused emotsioonid, mida me siis läbi elame. Kui meil näiteks läheme tööle ja hommikul ülemus sõimab näo täis, siis see neuroendokriintorm püsib meie organismis 72 tundi. Ideaalis tuleks see neuroendokriintorm sama päeva õhtuks maha maandada. Kui see nüüd ei ole mingil moel võimalik, siis see läheb nii-öelda sellest energoinformatsioonilisest olekust üle füüsilisse vormi ja salvestub meie kehakudedes, meie organites. Lihased, koed, organid, noh, seal ei ole vahet, kuhu ta salvestub. Ja noh, esialgu võib-olla inimene ei tunne suurt mitte midagi, aga teatavasti maailmas või elus on selline seadus, et kus on, sinna tuleb juurde. Ja ühel hetkel siis ongi see, et see energeetiline plokk nii-öelda põhjustab juba füüsilise ploki, kehas ei liigu enam energiat, noh, kõik teavad ilmselt Hiina meditsiinis energiameridiaane, need on need põhilised, aga neid on organismis ääretult palju tegelikult. Kui seal on juba blokeering, siis ühel hetkel ei liigu enam veri, ei liigu lümf, ei liigu vedelik rakkude vahelises ruumis. Ja kui kuskil midagi enam ei liigu, siis sinna hakkab igasuguseid toredaid asju ladestuma, salvestuma. Ja nõnda siis ongi see, et need jääkained ladestuvad, jääkained on väga maitsvad kõikvõimalikele parasiitidele, sellepärast et nendele sobib toitumiseks anaeroobne keskkond ehk siis hapnikuvaene keskkond. Ja nii meil ühel hetkel ongi põletik ja hakkab valutama. Ja noh, mitte muidugi loomulikult kõik valud ei ole seotud siis organismis parasiitidega, et noh, kui ikkagi on seljanärvid kuskilt pitsunud, siis noh, seal parasiidikuuriga ei ole suurt midagi teha. Seal tuleb ikkagi leida see lahendus, kas siis võimlemise või venitusharjutuste näol, et kuidas seda pitsumist vähendada. Aga kui me läheme nüüd tagasi sinna biomehaanika juurde, siis tegelikult keha juhib meie tähelepanu igal võimalikul hetkel sellele, et kuule, kallis sõber, mul on siin mingi jama, sellega oleks vaja tegeleda.
see võib olla selline survetunne kuskil, see võib olla selline pakitsus või noh, mis iganes. Keha annab alati märku, et kuskil on probleem. Ja tegelikkuses igal inimesel on see võimekus olemas neid probleeme ise lahendada. Lihtsalt, kui sa tunned, et kehas on mingi märguanne, millele sa ei oska seletust anda, no pakitseb. Pane sinna lihtsalt oma käsi peale ja tunneta, suuna oma tähelepanu sinna käe alla, vaata, mis seal käe all hakkab toimuma. Esimene kord ei tunne inimene mitte midagi, aga võib-olla 10. korral, kui ta seda teeb, siis hakkab tajuma, et seal midagi siiski toimub. Ja keha on tegelikult väga koostööaldis, ta võtab kätte ja tuleb kohe kaasa, kui sa vähegi püüad talle mingisugust toetust anda. Ja vot see biomehaanika ongi siis selline, noh, võib-olla siis emotsioonide vabastamise tehnika. Et blokeeringud tulevad lahti, energiat hakkavad liikuma ja inimene saab siis, noh, hakkab kergem. Loomulikult ei ole tegemist mingisuguse imeraviga, et ükski ravitseja ei saa inimest terveks ravida, kui inimene ise seda ei taha. Ja kõik tegelikult selle tehnika juures algabki inimese enda soovist ja tahtest, et ta tahab olla terve, ta ei taha võtta mingisuguseid keemilisi aineid oma sisse ja nii edasi, et see tahe ja soov on keha jaoks juba piisav, et hakata koostööd tegema. No väga hea, õnneks tänapäeval minu meelest see ühiskond on hakanud, ühiskond, aga mitte inimesed on jõudnud sinnani ja on hakatud toetama seda meelelist arengut, eks ju, et inimene saaks aru ja tõesti vaataks enda sisse just vaimsel pinnal ja kõik need meditatsioonid ja Simo meil siin näiteks teeb kongiteraapiaid ja tal on helikausid ja ma arvan, et kõik see on see, mis aitab meil neid emotsioone vabastada. Simo, on sul siinkohal suurmeistrile mõnda küsimust või kommentaari selle koha pealt? Ma tänan komplimendi eest. Kui sind kõnetab praegune jutuajamine veest ja sul on sees tunne, ka mul oli tugev tunne, et mul on vaja hakata kangena vett jooma, siis ma tegin otsuse ja võtsin ühendust. Ja sina saad ka võtta ühendust, kas Tiina või minuga või meie praeguse külalisega. Palun vaata all olevalt lingilt järele. No loomulikult, mis see on ju täpselt nii. Nii. Väga põnev on, väga põnevad teemad ja kuidas see kõik laheneb. Aga kui mõelda praktiliselt, et need mikroelemendid ja niimoodi, et meil on aed ja siis meie enda köögiviljad on juba ära söödud, jaanuarikuuks tegelikult juba olid ära söödud, et kas siis on mõttekam nende mikroelementide osas võimalikult palju kasvatada omale varusid või siis ikkagist nii-öelda ka aja jooksul näiteks porganditest või millest iganes need elemendid nagu vähenevad või degradeeruvad. Et kuidas talve üle nagu elada? Noh, vaata, see ongi see, et ega taim ise neid mikroelemente teha ei oska. Ja neid ta saab ainult mullast. Ja noh, mis põhjusel põllumees siis oma taimedele sõnnikut või muid väetisi annab. Ikka sel põhjusel, et see saak oleks kvaliteetne. Ja noh, koolis ma õppisin agronoomiat, taimehaiguseid, seal oli ka kohe nii-öelda sisse toodud mikroelemente sisaldavad väetised, et neid tuleks taimedele kindlasti juurde anda. Paraku need väetised on kallid. Aga enda taimedele, enda kurgid, tomatid, kartulid, ma arvan, et on praegu saadaval kõikvõimalikke vihmaussi, komposte, igasuguseid orgaanilisi mikroelemente sisaldavaid väetisi. Tegelikult natukene ringi vaadates leiab neid ja tundub küll, et see kõik läheb maru kalliks. Aga lõpptulemusena tasub see kindlasti ära, sellepärast et
ega need mikroelemendid säilimise ajal seal taimes kuskile kaotsi ei lähe, nemad jäävad alles. Ja on tõenäoline, et need taimed või need juurikad või tont teab, mis iganes seal keldris seismas on, et ka nemad säilivad paremini ja kvaliteetsemalt ja on ju teada, et tegelikult meie taimedes, noh, võtame ka liha näiteks, et seal on ju olemas ensüümid, mis aitavad toidul seeduda. Et kindla peale, kui on olemas mikroelemendid, taim saab enda biokeemia käima lükata tunduvalt teistsuguses rütmis, kui ta võib-olla muidu seda teeb. Ja need taimed, mis on siis saanud korralikult nii-öelda jõudu juurde, nad annavad meile aastaringselt seda jõudu, mida me vajame. Me paraku elame sellises tsoonis, et noh, tuleb endale midagi varudeks soetada. Siin ei anna midagi teha, aga me sünnime ju sellele laiuskraadile ja sellesse asukohta võib-olla ikkagi teatud kindla põhjusega. Ja ma arvan, et meie organismid on kohanenud sellise elutingimusega, kus saamegi nii-öelda suvel ennast täis laadida ja kogu talve siis peame toime tulema nende varudega, mis meil siis on korjatud ja varutud. Meie kehad on sellega harjunud. Et noh, nagu öeldakse, et ei ole tervislikku toitumist, et on sobilikud ja mittesobilikud toidud, et noh, täpselt selle põhimõtte järgi tulebki käituda, et noh, kui me näiteks hakkame eskimoid toitma apelsinide ja ananassidega, siis nad väga ruttu surevad välja. Ja täpselt samamoodi on see, et kui me läheme kuskile Indiasse ja hakkame sealseid inimesi nuumama soolapeki ja leivaga, siis ka nemad surevad väga kiiresti välja, et meil ikkagi see laiuskraadi põhine toitumine peaks jääma põhiliseks. Noh, kuskil arvatakse, et selline 10% võib olla küll kuskilt mingit apelsini ja mandariini ja midagi sellist eksootilist. Ega nad iseenesest midagi halba selles ei ole. Nii, meil on tulnud ka üks küsimus seedimise kohta. Ma usun, et Simu loeb selle peagi ette, aga ma küsin siis, et see kraniosakraalteraapia, millest räägid, et räägi meile sellest ka. Kraniosakraalteraapia, ta tegelikult, no seal on palju võimalusi, seal on võimalik töötada närvidega, seal on võimalik töötada skeletiga, eks ju. Et kui me võtame näiteks sellesama minu seljahäda, eks ju, et toimus trauma ja pressis selle tõttu diski välja, eks ju. Seljanärvid, mis seljaajust välja tulevad, on pitsunud ja pitsunud närv teatavasti on valus. Ja kraniosakraalteraapiaga saab lõõgastada, võtta maha neid pingeid. Seal on kehas, ütleme, võtame 7 kaelalüli, seal, kus on üleminek rinnakulülidele, seal on koht, kus on väga suur pingete nii-öelda akumuleerimine. Siis on diafragma piirkond, ütleme, nimme piirkond, eks ju, vaagen. Et kõik sellised tsoonid, nad akumuleerivad meie neid sisepingeid. Ja kui nüüd näiteks võtame, et meil on olnud kunagi ammu mingisugune trauma, me oleme selle traumaga õppinud elama, aga me oleme kõik natukese kõverad, eks ju, et kes on ühtepidi kõver, skolioos teatavasti, noh, selgroog on nagu see kesttähe moodi. Ja kõik see selline kohanemine, me teatud piiri tuleme toime, aga ühel hetkel me vajume niivõrd ära, et peame hakkama midagi ette võtma. Ja läbi selle kraniosakraalteraapias saabki nii-öelda need skeletipingeid maha võtta, lõõgastada ja läbi selle siis, mida vähem on neid kõikvõimalikke pingeid, hakkab taastuma organismis kraniosakraalrütm ja see rütm hakkab iseenesest juba keha hoidma ja toetama. Noh, täpselt sama toimib ka võib-olla siis biomehaanika, eks ju, et ka seal emotsioonide tasandil saab nende asjadega tegeleda. Üks viimane asi, mida ma soojalt kõigile soovitan, on spiraalstabiliseerimine.
et kui nüüd suvel on Focus Estonias see kursus tulemas, minge kindlasti, ärge vaadake kursuse hinda, minge ja õppige see asi ära. Tegemist on sellise lihtsate harjutustega küllaltki, aga kasutatakse siis spetsiaalset kummi, mis siis aitab neid harjutusi nii-öelda sooritada. Ja minu esimene selline 3-päevane õppeprotsess selle spiraalstabiliseerimise juures tähendas seda, et ma tundsin, et mul on skeletilihased. Ma tundsin, kuidas nad suruvad mind alt üles, mitte ma ei allu enam gravitatsioonile, mis mind ülevalt alla järjest kokku pressib. Et see, nagu meie õpetajagi seal ütles, et kõik läheb pekki siis, kui lapsed lähevad kooli ja istuvad tunde koolipingis sundasendites ja siis tulevad juurde veel kõikvõimalikud nutiseadmed. Olgem ausad, ma ise täiskasvanuna ka, vana mees ja varsa aru, aga näed ikka, võtad nutitelefoni kätte ja muudkui siis nokitsed seal, ega see ei jäta ennast karistamata. Aga nende spiraalstabiliseerimise harjutustega on võimalik seljavaludest täielikult vabaneda. Isegi siis, kui on tehtud juba seljaoperatsioonid, võib-olla on pandud sinna rauda veel sisse. Et need on asjad, mis läbi võimlemine, venitusharjutused, see on võib-olla põhiline. Et ükski terapeut ei suuda sind nii-öelda käigu pealt terveks teha, et oi, pane mulle korraks käed peale ja nüüd juhtubki ime, et ma tõesti ei ole Jeesus Kristus, kes asju teha oskab. Ja tegelik tervenemise ime toimub ikkagi inimese enda tahte läbi. No see on siis täiesti õige, kui meid hommikuti, ma mäletan, koolis oli meil virgutusvõimlemine, kui päev algas, oli ju siin nõukaajal ka töö juures, eks ju, olid need tunnid või minutid, et tõusid korraks püsti ja venitasid ja sinutasid. Aga väga hea teadmine, nii et kellel tõesti huvi selle vastu, siis uurib, kus kohas see koolitus tulemas on ja saab siis seal osa. Aga Simo, ole hea, loe meile Ene küsimust seal, et Ene küsis seedimise kohta, siis tuli meil üks kommentaar ka silmade kohta. Jah, et keda oskate soovitada, kes oskaks nõustuda seedimisega seotud probleemidega? Milles asi ja mida saaks ise teha, et opile minekut vältida? Ütleme niimoodi, väga raske nüüd on öelda selle põhjal, et mis seal seedimises siis konkreetselt on juhtunud, et miks on vaja operatsiooni, kas on tekkinud haavandid või on seal veel midagi. Aga üks selline võib-olla töötav ja toimiv nõuanne, et kuna meil siin ka natukene tuleks veest rääkida. Sapikivid kommentaar. Sapikivid, jah, seal on vaja, tegelikkuses ma annangi selle nagu soovituse, et mida võiks hakata katsetama. See on kuuma vee joomine. Ei pea olema mingisugune eriline vesi, täiesti sobib see vesi, mida igapäevaselt kraanist tuleb. Aga teda tuleks hakata jooma nii-öelda teadlikult, et igas tunnis võib olla selline 4-5 lonksu. Sellisel, loomulikult vett juu alati tühja kõhu peale. Ja sellisel kuumal veel on see omadus, et ta läheb maost otse läbi, kui seal mingisuguseid seedeprotsesse ees ei ole. Ja läheb edasi 12 sõrmikusse. 12 sõrmikus on üks selline tore rõngas lihas, mida nimetatakse odisvinkteriks. Odisvinkterist tuleb siis 12 sõrmikusse sapp ja tuleb ka kõhunäärmest sekreet. Ja see kuum vesi hakkab siis seda odisvinkterit lõõgastama. Ja kui sapp oma konsistentsilt on selline, nagu võib-olla pehme või selline, siis see kuum vesi natukene teda vedeldab, svinkter avaneb ja tekib võimalus, et see sapipõis suudab ennast tühjendada 12 sõrmikusse. Seal ongi see, et nagu spetsialistid ütlevad, et meie seedesüsteemides juhtub see asi, et
see sapp on niimoodi, et ta tilgub, tuleb ainult 2-3 tilka ja selle abil siis me püüame seda toitu seedida. Aga tegelikult peaks olema nii, et me võtame kätte ja toitumiskorra ajal see sapipõis ennast pigistab sinna tühjaks ja aitab toidul korralikult seeduda. Nüüd see kuuma vee joomine, et kui ta paneb tööle sapi, siis ta käivitab ka soolestiku sfinkterites ahelreaktsiooni. Nii et see toidupala hakkab sealt ühest sfinkterist teise liikuma, igas selles vahemikus, sfinkteri vahemikus on erinev pH, on erinevad bakterid ja lõppkokkuvõttes me saavutame selle, et kõik see mikrofloora, mis seal on, ta tasakaalustub, kõik need pH-d, mis seal peavad olema, nad tasakaalustuvad ja kõike seda teeb seesama sapp. Ja noh, kui me räägime sapphapete nagu vajadusest või toimetest, noh, et isegi mõttetegevuse juures on sapphapped väga sellised olulised liigesed, et kui inimesel on sapiga probleem, siis järgmine asi, mis hakkab endast märku andma, ongi liigesed, sest liigesed ei saa piisavalt määritud. Sellel meetodil on ka paar sellist veealust kivi, mida ei tohiks karta. Esimene on see, et võib tekkida selline ääretult ebameeldiv peavalu. See tuleb selle tõttu, et kui seiskunud sapp läheb korraga palju liikvele, siis lihtsalt see toksiline koormus läheb niivõrd suureks, et noh, pea hakkab valutama, midagi ei ole teha. Et kui on tunda esimesi peavalu tunnuseid, siis kohe vee joomine selleks päevaks lõpetada ja proovida rahulikult edasi olla ja järgmisel päeval alustada uuesti. Ja teine selline, mis võib tekkida, on iiveldus. Et kui nüüd see sapp 12 sõrmikust edasi peensoolde ei lähe, siis ta lööb tagasi makku ja tekib iiveldustunne. Ja asjatundjad ütlevad selle meetodi puhul, et kui seda umbes aasta otsa hoolega kasutada, siis tasapisi lahustuvad ära ka sapikivid, ühtlustuvad seedeprotsessid, et tegelikult väga lihtsa vahendiga saab ennast aidata. See on küll väga hea teada ja me vaikselt jõuamegi siia vee poole, et muidugi Matil on siin veel mitu praktikat, mida ta rakendab, aga ma usun, et siin tuleb uus tund veel võtta, et sinu lugu kõik ära räägitud saaks, millega sa tegeled ja mida vajalikku sul jagada on. Aga tulles nüüd siis vee juurde, et me räägime ka kangenveest ja mina tean, et sina oled täitsa sõber kangenveega, kuigi sul täna endal päris seda aparaati ei ole, aga sul on olnud hea võimalus seda vett päris pika aja vältel kasutada. Räägi meile üleüldse veest ja siis ka muidugi sinna juurde kangenvee. No, kangenvee kohta ma saan öelda seda, et tegemist on hea asjaga. See oleks võib-olla selline kõige lihtsam kokkuvõte. Ja tema puhul, mis minu esmane kogemus ütleb, et kuskil võib-olla paar nädalat seda kangenvett juues tekkis selline kerge eufooria tunne. Umbes nii, nagu oleks võtnud pitsi viina. Et ta oli selline mõnus ja meeldiv tunne, aga selle ma panen nüüd selle tõttu, et ma võib-olla olen keskmisest inimesest natukene tundlikum ja tunnen lihtsalt pisut rohkem. Aga see tunne, mida mu füüsiline keha nagu välja näitas, ütleb, et see on töötav, see on toimiv ja seda tasub ette võtta. Et täpselt samamoodi see regulaarne vee joomine, et kui me saame natukese vanemaks, siis kõik need omastamisprotsessid meil ei ole enam nii, nagu nad võiksid ja peaksid olema. No ei taha vett juua, jooks rohkem teed ja jooks kohvi. Aga tegelikult selline regulaarne vee joomine, sellest samast kangenveest võib teha ka seda sama kuuma vett, mis on 50-60 kraadi, siuke kuum vesi, mis ei kõrveta. See vesi omastub kordades paremini. See vesi, sellest saab teha ravimi. Põhimõtteliselt igaühel on see võime olemas. Võtke klaas vett, ei peagi olema klaas vett, paar lonksu vett, pange klaasi ja
jooge see vesi ära, maitske, jätke see maitse meelde. Siis pange sinna klaasi umbes sama palju vett ja võtke see klaas omale ilusti käte vahele. Ja keskenduge sellele, et siin on kõige puhtam, kõige tervislikum, kõige parem allikavesi, mis üldse maailmas on võimalik saada. Hoidke seal minut, võib-olla paar ja jooge see vesi ära. Maitsevahe on garanteeritud. Et tegelikult seda vett me suudame ka ise struktureerida. Me muidugi ei usu sellesse. Loomulikult kangen vees on seal on hoopis teine tehnoloogia ja seal pannakse ju mikroelemente juurde ja see vesi ongi selline, ongi teistsugune vesi. Aga näiteks sama on ju, kui me paneme ravimi nimetuse, paneme veeklaasi alla ja see vesi saab kätte need ravimi omadused, mis on. Ja me saame kasutada seda vett ka ravimina. Näiteks Venemaal töötab üks selline firma nagu Power Matrix, kes kasutab veeinformatsiooni tehnoloogiaid. Vesi on võimeline salvestama informatsiooni, säilitama informatsiooni ja ta suudab seda teha väga pika aja jooksul. Et vees säilib informatsioon ilma probleemideta 500 aastat. Vees moodustuvad sellised nagu klasterid ja nendes klasterites siis see informatsioon säilib. Ja nüüd on siis välja töötatud tehnoloogia, kus on salvestatud loote erinevates arengufaasides vibratsioonid. Kui hakkab arenema kilpnääre, kui hakkab arenema maks, seelesüsteem, närvisüsteem ja kõik need vibratsioonid salvestatakse siis eritehnoloogiaga vette. Ja sellist vett tarbides me saame absoluutselt terve organi informatsiooni. Ja see lihtsalt ühel hetkel käivitab organis reaktsioonid, mis hakkavad siis kõike seda, mida see organ peab tegema, hakkab taastama. Et see on üks vee väga suur ja vägev omadus. Et isegi osad esoteerikud seostavad vett Jumalaga, loojaga. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et vesi salvestab informatsiooni, vee peale on võimalik informatsiooni edasi kanda, üle kanda, siis kes natukene rohkem on võib-olla uudiseid jälginud, siis viimasel ajal on igasuguseid veega seotud sündmuseid maailmas väga palju. Arusaamatud üleujutused, lumesajud, kõik see, mis tundub meile kuidagi väga eksootiline ja kummaline, ei saa kinnitada ega ümber lükata, aga võib-olla siis ikkagi on siin mingisugune kõrgem Jumala käsi mängus. Et sel viisil siis mõnda kohta informatsiooniga õnnistatakse. Ja teine võib-olla, mis on väga huvitav fakt ja mida võib-olla teatakse suhteliselt vähe, Kasahstani teadlane Viktor Injušin tegeles ka veega väga põhjalikult ja ühe spektraalanalüüsi käigus ta märkas anomaaliat ja ta hakkas seda anomaaliat põhjalikumalt uurima ja avastas vee plasmaseisundi. Kõige keerulisem oli selle plasma juures see, et kuidas teda nüüd panda purki selliselt, et ta säiliks, et lõpuks leiti ka see tehnoloogia ja läbi selle hüdroplasma on võimalik veele tagasi anda tema elava vee omadused. Et põhimõtteliselt tilkhüdroplasmat suudab aktiveerida kuskil 5 liitrit vett ja minu maitsemeeled ütlevad, et sellel veel on kuidagi magusam maitse. Et see vesi on tegelikult meie elus väga vajalik, väga tänuväärt asi ja kõikvõimalikud sellised veega seotud teemad, neid tuleb natukene päevakorda tõsta, neid tuleb hakata teadlikumalt enda puhul rakendama, sellepärast et kui me räägime inimese organismist, veevaesusega, januga me harjume ära kuskil 7 päevaga. Aga selleks, et nüüd taastada uuesti normaalne veerežiim, läheb kuskil pool aastat. Et seepärast ongi, et võimalikult juua seda vett
pigem sagedamini kui rohkem. Ei pea ööpäevas jooma, ma ei tea, 3 liitrit vett või 5 liitrit vett, me võime selle läbi teha oma neerudele väga suurt kahju. Aga sellises mõistlikus koguses ja pidevamalt seda vett juues me saamegi selle efekti, et me enam ei kuiva ära. Just nii see on. Ma tulen tagasi veel korra siia selle peavalu juurde, et näiteks kui inimesed hakkavad kanget vett jooma, et siis nii mõnigi ütleb mulle, et tead, ma tunnen, et pea hakkab valutama, eks ju. Aga see ei ole haiglaslik, see on tegelikult päeva-paariga üle ja peale seda hakkab inimene ennast hoopis oluliselt paremini tundma. No, see näitabki seda, et see vesi, ta lihtsalt leotab kuskilt organismist lahti mingisugused ained, neid lihtsalt satub tol hetkel liiga palju vereringesse, närvisüsteem reageerib sellele ja tekib peavalu. Peavalu lihtsalt on märguanne, et midagi läks paljuks, et võib-olla kui räägime kangenveest, et jõid esialgu klaasitäie ja pea hakkas valutama. No joo homme pool klaasitäit, vaata, kuidas siis keha reageerib, et sageli selline sammhaaval edasiliikumine, et mitte, et ma nüüd joon liitri korraga, eks ju, aga joongi, täna joon 2 lonksu, homme 3, ülehomme 5, eks ju, et sellisel tasasel ja mõistlikul viisil me tegelikult ei koorma oma keha üle ja ütleme, kõige parem ongi neid asju teha siis, kui me ei tunne mitte midagi. Sest kui me juba hakkame füüsilise keha tasandil midagi tundma, siis tähendab see seda, et oleme natuke üle pingutanud. Et sellel puhul ongi, et tuleb tempot natuke maha võtta. Absoluutselt, sellepärast, et mina alati ütlen, et see ei ole nii, et me peame see 2 liitrit vett päevas ära jooma. Me peame sinnani vähe või meil on soovitav sinnani vähehaaval jõuda, aga kui sa ikkagi täna üldse vett ei joo, ma olen kohanud väga palju inimesi, kes üldse vett ei joo, siis on ebanormaalne alustada kohe maksimumiga ja siin tuli ka küsimus, aitäh kõigile, kes küsivad, kes rikastavad meie vestlust sellega. Ja kui on veel küsimusi, siis on veel mõned minutid, varsti hakkame otsi kokku tõmbama, aga küsimus tuli siis, et kui palju. Mina tavaliselt ütlen, et 30–40 milliliitrit ühe keha kilogrammi kohta, aga see on loomulikult samm-sammult täpselt see, mida sa välja tõid, et kõik peab olema mõistlikkuse piirides. Kangen veega on muidugi see, et keha hakkab kohe ise seda vett küsima, aga ka seda tuleb mõistlikult doseerida, jah. Ja veega ongi sedasi, et ega tegelikult seda normi on väga raske välja tuua, sellepärast et me kõik oleme erinevad. Meie biokeemiline koostis erineb, kes on taimetoitlane, kes on lihatoitlane, juba see on selline, kes elab soojemas kliimas, kes külmemas. Siin tulebki jälgida enda enesetunnet, et kui jänu ei ole, siis pole mõtet vägisi seda vett sisse toppida. Aga kui juba tunned, et natukene võib-olla läheb suu kuivaks ja võib-olla natukene peaks jooma, siis kindlasti juua, mitte võib-olla klaasitäis korraga või pool liitrit korraga, aga mõned lonksud, eks ju, jälgida, mida siis keha selle peale teeb. Sellepärast, et kui me nüüd joome seda klassikalist kraanivett, mis meil torudest tuleb, eks ju, selle vee tegelikult keha peab struktureerima enda jaoks ümber. See nõuab tegelikult tohutult suurt energiahulka. Ja seepärast ongi see sooja vee joomine. See juba võtab kehalt väga suure hulga energeetilist koormust maha, sest ta ei pea seda vett soojendama. Ja kui me nüüd aitame ise ka veel oma käpakestega juurde, et vaat see vesi ongi minu jaoks nüüd maailma parim, eks ju, me struktureerime selle vee juba enda keha jaoks ära, siis see vesi, see omastub kergemini. Teda ei ole vaja juua 5 liitrit päevas, piisab võib-olla 1,5 liitrit. Näiteks, kui ma tegin neid hologrammi seansse, mul tuli neid vist mingisugune 20–30 kokku koolituse käigus, siis mul tekkis transformatsioon. Ääretult ebameeldiv tunne, ma olin 2 päeva täiesti liikumisvõimetu ja sellele järgnes totaalne veerežiimi muutus. Ma lihtsalt ei vajanud vett. Ja ma otsisin nagu sellele lahendust, ma sisuliselt mitu päeva olin niimoodi, et ma ei suutnud vett juua. Siis ma nagu hakkasin
mõistusega, et kuule, et aga sa pead vett jooma, su keha vajab vett, isegi see vesi ei tahtnud sisse minna. Ja siis ma sain aru, et tegelikult keha hakkas kasutama seda vett, mida ta oli juba salvestanud. Ta lihtsalt tarbis selle vee ära ja kuskil 2 nädala pärast kogu see vee tarbimine normaliseerus uuesti ära. Tegelikult see näitab seda, et keha on ääretult tark. Ja meie võib-olla põhiülesanne ongi see, et me peame õppima oma keha kuulama, et tema soovidega arvestama. Kui ta tahab soolast, siis anna talle soolast, kui ta tahab rasvast, siis anna talle rasvast, kui ta tahab kurki ja tomatit, anna talle seda. Keha teab täpselt, mida ta vajab. Ja mina olen ka seda meelt, et keha kuulamine on kõige olulisem, et sealt saab alguse see Ja, tõesti, mida sa vajad, et jah, me ei saa mitte keegi kellelegi ette kirjutada, sellepärast muidugi meil on teatud raamid ja piirid ja niisugune üldine foon, aga selle personaliseerimise peab ikka igaüks ise tegema ja täpselt ja, sama on vee puhul ka, et tõesti, nii nagu ma siin vahele ka sulle ütlesin, see oleneb väga ka inimese soost ja absoluutselt, elukeskkonnast, jah, sellest, palju ta liigub, palju ta magab, mis mõtteid ta just. mõtleb, kõik see on üks tervik ja ei ole sellist ühest joont. Sest Aga selge see, et kui mees teeb väljas kuskil füüsilist teed, tal on palavate ilmadega vaja võib-olla 5-6 liitrit vett, eks ju. Inimene, kes töötab kontoris sellises heas kliimas, ta võib-olla piisab liitrist, eks. Noh, siin juba tulevad vahed sisse. ja, et meie tund on ruttu-ruttu möödunud, see on läbi saanud ja siia lõppu, Simo, kas sa soovid veel kommenteerida? Meil jäi ka siin veel üks kommentaar õhku, hea meel oleks, kui sa ka selle ette loed. Ja eelmisest, niikaua kui Simo kommentaari otsib, ma kohe ütlen veel, et eelmisest korrast meil Merjega sündis tore koostöö, mine tea, mis siit Matiga koorub, aga ma juba ette niimoodi spekuleerin ja usun, et me ühe vestluse õige pea teeme Matiga veel, sellepärast et tõesti jäi siin teemasid rääkimata ja vee osa alles läks huvitavaks, on ju. Et Siimo, ole hea, loe meile see kommentaar. Siin on selline küsimus, et kuidas ikka silmades immuunsüsteem puudub? Lähevad ju silmad punaseks ja põletikuliseks, ajavad rähma vedelikku, sügelevad, kipitavad ja nii edasi. No see tegelikult näitabki seda, et silmas on mingisugune viirus või bakter või tont teab, kes sinna on siis leidnud tee. Ja tee leiab ta sinna selle tõttu, et on tekkinud soodne keskkond. Et noh, kui me võtame selle sama vee siin, noh, võib-olla inimesel on näiteks, ta töötab pidevalt arvutis. See nõuab väga suurt silmade pingutust, see surub kinni pisarakanalid ja silm lihtsalt ei saa piisaval hulgal pisaravedelikku. Sest noh, näiteks biomehaanika seansside ajal, kui inimesel tegeleda pisarakanalitega, pisaranäärmetega, siis noh, lihtsalt vesi hakkab mõnikord silmist voolama. See ongi see kuiv silm tegelikult, mis tekitab seda ebameeldivustunnet võib-olla rohkem kui mingi seen või viirus. Ja tegelikult seesama pisaravedelik, ta ongi ette nähtud selleks, et meie silm saaks puhastuda. Ja loomulikult ta on siis ka nii-öelda määrdaineks, et see silm saaks normaalselt liikuda. Noh, kui minna juba biomehaanika radadele, siis tegelikult kõik silmalihased on seotud keha fastsiatega, lihastega. Kui hakata internetist otsima, on leida tegelikult väga suur hulk harjutusi, erinevaid massaažitehnikaid, mida siis silmade piirkonnas kasutada. Väga oluline, millest täna ei jõudnud rääkida, on kael. Kõik kaelaga seotud võimlemisharjutused, venitusharjutused. Et kogu see liiklus meie keha ja pea vahel käib läbi kaela ja kui siin on nüüd mingisugune takistus ees, ei ole vereringe päris nii hea, kui ta peaks olema. See avaldub kohe ka kuulmisanalüsaatoris, nägemisanalüsaatoris, sest nemad on ühenduses ajutüvega, aga ajutüvi saab toite selgroarteritest
nii et tegelikkuses siin, kui nüüd võtta, et ainult silmades on mingi probleem, probleemi juur võib peituda hoopis sügavamal, hoopis kaugemal, nii et see on selline, siin tuleb välja see, et kuidas tegelikult tuleks igale probleemile läheneda kompleksselt. Et mitte ainult keskenduda nüüd silmadele, et ma panen silmatilka, aga tegelikult tuleks kehaga hakata võimlema, tuleks talle anda vajalikke toitained ja ühel hetkel siis inimene märkabki, et kõik see kaob ära. Ja loomulikult see nutitelefonid ja arvutid, et see kiirgus, mis sealt tuleb, ta ei ole sugugi silmasõbralik ja vaatamata sellele, et on kõikvõimalikud filtrid, meie silm ei ole harjunud sellega, et ta pidevalt vaatab ühte punkti. Ja siin tekib silmalihaste väsimine ja nagu fotoaparaadi suum lihtsalt kiilub kinni, eks ju. Et siin on tegelikult neid selliseid, et kui jah, inimene on seotud sellise tööga, kus ta peab lihtsalt arvutisse vaatama, siis need võimlemisharjutused, mida silmadele antakse ja juurde panna veel kael, et nad on täiesti põhjusega. No nii, et tõesti nagu see põnevusfilm, et nüüd läheb huvitavaks ja siis tuleb see pausi koht. Aga kindlasti jäi teil siin küsimusi üles veel, saate siis kommenteerida siia alla, panna küsimusi, järgmisel korral me võtame neid arvesse. Ma sain aru, et jah, sõna on meil olemas ja me saame ühe vestluse veel teha ja kindlasti on see väga-väga vajalik. Aga mina võtan siis kokku selle ja sinu sõnadega, nii nagu sa ütlesid, et keha ei valeta mitte kunagi. Et kuulake siis oma keha, jälgige seda ja tõesti leidke aega selle jaoks, et kas või siis niimoodi oma vett laadida, nii kaua kui teil midagi muud ei ole ja jooge vett ja kuulake oma keha. Aga aitäh sulle, Mati. Ja aitäh kuulajatele ja õppige oma keha kuulama. See on täielikult võimalik omandada. Ja aitäh, Simo, sulle. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Aitäh, suured tänud. Aitäh. Ja järgmiste kohtumisteni. Kõike head. Kohtumiseni.